Iga inimese elu kulgeb tavaliselt mingites teatud raamides, et vahel on seal väikseid üllatusi, aga enam-vähem on elu suhteliselt samalaadne. Nüüd, kui sa räägid, et hakkavad avanema uued võimalused, millest enne mõeldagi või arvatagi midagi ei osanud, et selleks on vaja eluga ühte jalga käia, et mida on vaja teha selleks, et eluga ühte jalga käia? Kui sa nagu vaatad, et mis need raamid on tegelikult, siis need raamid ei ole kusagilt väljast poolt. Need raamid on kõik sisemised. Ehk need on need samad sisseõpitud isiksused, vajadused, soovid, ambitsioonid, no kogu see, mina nimetan seda alateadlikeks refleksideks. Ehk siis nagu autopiloodi olevateks asjadeks. Ehk kõik sellised välja kujunenud sisemised automatismid ju korduvad, kogu aeg korduvad. Siis kui sa ei ole nendega midagi teinud, siis nad ei kao kuskil ära. Aga need loovadki raamid, sõna otseses mõttes. Kui sa nüüd vähendad automatisme, siis raamid kohe lähevad laiemaks. Ja veel laiemaks ja veel laiemaks ja veel laiemaks. Ma toon ühe näite näiteks, mida ma tavaliselt kursustel inimestele õpetan, et nad saaks aru, kuidas näiteks mingi emotsioon loob raamid. Ma ütlen niimoodi, et meenuta mingisugust enda halba iseloomujoont, viletsat. Nad meenutavad seda maha nii, ja kas see on emotsioon? Jaa, see on emotsioon. Vaata minevikku, millal see emotsioon on sinu elu mõjutanud minevikus. Nad vaatavad, näevad seal. Ma küsin siis nendega järgmise küsimuse, aga mida see tahk on loonud sulle ja teistele? Ja siis neile meenuvad need olukorrad. Ja need pole kõige paremad, eks ole. Ja siis ma palun teha järgmist asja, et aga kujuta nüüd tulevikku sama iseloomujoonega, mida sa näed? Ja siis vaatavad ja vaatavad. Ma küsin, no kas sa näed mingit muutust? Ei näe. Aga need ongi raamid. Kui sa võtad niimoodi nagu mitu joont, siis tegelikult midagi ei muutugi tulevikus. Eks see ongi nagu, kõik need joon kokku on saatus. Ja siis ma ütlen, aga tulen tagasi olevikku ja vaata seda joont uuesti tulevikku ilma selle emotsioonita. Mida sa näed? Nad vaatavad ja siis ma küsin, kas on ebamäärane? On jah ebamäärane. Ja siis ma pean alati lisama seda, et vaata see ebamäärasus tähendabki seda, et sul ei ole nüüd sellist tingimust enam tulevikus ja sinu võimalused selle võrra laienevad. Siis vaatavad, et jah, ongi nii. Nii et ma toon mõningad sellised näiteid, et inimesed saaksid aru, et kuivõrd võimsalt tegelikult kas või need samad iseloomujooned näiteks mõjutavad nende elu ja saatust ja tulevikku. Nad ongi need raamid tegelikult. Ja neid kvaliteet on palju rohkem tegelikult, mis neid raame loovad. Tavaliselt öeldakse, et selliseid jooni, mis meil on, neid ei saagi muuta. Et see on nagu inimese iseloom ja see tingibki tema elu. Ja see on selline nagu üldlevinud usk. Võib-olla mina uskusin ka kunagi seda. Aga lähemalt natukene uurides ma avastasin, et see on lihtsalt üks kompleks. Ja mitu kompleks, sest iseloom koosneb nagu mitmest sellisest nagu eriliselt rõhutatud sellisest iseloomujoonest, nagu öeldakse. Aga iga iseloomujoon on see sama alateadlik aktiivne kompleks, ehk siis automatism või autopiloot, mis lihtsalt on sagedamine aktiivne võrreldes teistega. Nii et ja sellest on võimalik väga lihtsalt lahti saada. Väga lihtsalt iseloomu muutmine, isiksuse muutmine kuulub TMK juurde ja inimene ise teeb seda, et saada paremaks inimeseks. Ja ma olen kuulnud küll need jutte, et iseloomu ei saa muuta ja tundub, et see on nagu kivisse raiutud ja see tuleneb muuseas õpetatusest. Ehk inimestel on kogu aeg räägitud, et iseloom on kaasa sündinud, ehk tuleb geneetiliselt, kuigi mitte ükski geeniteadlane tegelikult ei kinnita seda. Nii et see on niisugune nagu populaarteaduslik luulu.
tegelikult ja teadmatus, kuidas iseloomu ja mingisugust muid enda näiteks negatiivseid tahkusid muuta. See on lihtsalt nagu praktilise teadmise puudumine, muud mitte midagi.